No shallow. Pühapäeva pühitsus taas kord teie ees Costa Ricast Piret Firefairiga. Ja täna ma teen jälle niimoodi, et minu poole kaamera näitab, siis ma olen toas, siis ma pööran teistpidi ja on õues. Et ma oleksin võinud teha, aga Scott parkis oma motika mulle täpselt selle koha peal, kus ma tavaliselt istun. Nii et teeme jälle niipidi ja niikuinii tuleb jälle, täna on jälle üks meditatsioon ja täna ma mõtlesin, ma teengi nagu kokkuvõte, miks on mediteerida vaja. Et nagu, kas see on lihtsalt, nagu ma panin nime siia pealkirjaks, et meditatsioon ei ole luksus ega vaimne hobi. Et see on tegelikult hügieen meie närvisüsteemile. Siis see on nagu hammaste pesemine, me peaksime sama tihti või sama hoolega mediteerima oma elus. Nii, tšau, esimene vaataja, tule, esimesed vaatajad, öelge tere, küsige oma number. Mul on kaasas ka oma emotsionaalsed kommid, on meil üldse kuulda jälda, loodetavasti on kommid ja võtan siit kõigepealt meile kõige esimese. Maagia on uskumine iseendasse. Kui sa sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Ja seda ütles Johann Wolfgang von Goethe. Et see on üks minu lemmikutest. Et see on jälle seotud ka selle tänase teemaga, et nagu tegelikult, mis meditatsioon ongi see, oota, mul on kõige ilusti ette valmistatud siin, ma ei taha midagi vahele jätta. Et meditatsioon on hügieen meie närvisüsteemile. Meditatsioon on aeg, kus me peatame automaatse reageerimise ja lubame endal päriselt kohale jõuda. See on hea selleks, et 1. rahustada närvisüsteemi ja lasta kehal väljuda pidevast teen, pean, jõuan seisundist. Kes meist ei oleks seda kogenud? Tõsta käsi, kui sa oled süüdi. Tuua tähelepanu tagasi kehasse, kus meie tegelik kogemus toimub. Me ju loome sellest praegusest tundest alati. Aga kui me kogu aeg oleme nagu minemas, jõudmas, saavutamas, siis me ei olegi tegelikult siin selles hetkes kohal. Ja me ei loo ju teadlikult siis. Märgata mõtteid ja tundeid ilma nendega kaasa minemata. Eks ole? Vabastada pingeid, mida oleme võib-olla märkamatult ennas kandnud. Mitte võib-olla, ma ütlen päriselt nagu ma nagu aeg-ajalt avastan seal, issand jumal, ma olen ennast nii nagu, mul on nii palju pingeid olnud, et nagu vaata siis me tavaliselt me ei saa seda sel hetkel aru, kui meil on see pinge peal, aga kui me nagu vabastame selle, kui me oleme näiteks, ma toon ühe näite siis, kui ma olin Lotat ootamas oma teist last, siis mul oli ju see, ma olin selles riskigrupis kromosoomi haigusega ja siis ma pidin käima ja andma looteveeproovi. Ja kogu see aeg, ma ei teadnud üldse, ma oma arust olin kõik nagu okei ja rõbus ja rõõmus, aga mul oli nagu must pilv pea kohal. Ja kui see telefonikõne tuli ja öeldi, et kõik on korras, siis ma lihtsalt purskasin nutma, sest nagu selline vabastus oli nagu sellest pingest, et vot selliseid pingeid me tegelikult kanname endaga kogu aeg kaasas. Ja need ei ole ainult üks, need on nagu rohkem, need ju koguneb ja koguneb ja koguneb. Nii, tšau, Kristel, näen 24. Ütleme siis kohe Kristelile numbri ära. No Kristel küsib ja kõigile, eks ole, alati ikka kõigile. Access Consciousnessilt, see on see hea küsimus, mida ma kogu aeg küsin. Mida on mul vaja tunda, teada olla ja aktsepteerida, et olla võimeline? Või siis nagu, et midagi saavutada, mida iganes sa siis soovid oma elu, näiteks seda, et ma võtaksin rohkem aega mediteerimiseks või et nagu ma leiaksin nagu selle teadlikkuse, mis sellega kaasneb rohkem. Et mida on mul vaja tunda, teada olla ja aktsepteerida. Nii. Ja mida siis veel meditatsioon aitab teha? Taastada kontakt iseendaga, mitte rollide, ootuste ja kohustustega. Eks ole, mida me kogu aeg teeme. Anne, tšau, näen su numbrit ka kohe varsti ütlen. Meditatsioon ei ole mõtete peatamine, nagu võib-olla enamus inimesi arvab. Ega paremaks inimeseks saamine. Ei ole. See on ruum
kus me lubame endal olla täpselt sellised, nagu me praegu oleme. Mõtleme korra, nagu paneme korra, saame sellest väest aru. See on ruum, meditatsioon on ruum, kus me lubame endal olla sellised, täpselt sellised, nagu me praegu oleme. Ehk siis meil ei ole kogu aeg vaja paremaks, ilusamaks, tugevamaks, tervemaks saada. Me lubame endal olla siin selles ruumis sellistena, nagu me oleme. Ja see on nii suur kingitus. Kohe ma räägin, mis selle tagajärjel siis saabub. Et meditatsioon ei ole mõtete peatamine, on ju. Selles ruumis selgineb sisemine kompass. Me hakkame rohkem aru saama, kuhu poole minna, rohkem teadlikumaks saama asjadest, mis on meile olulised. Otsused muutuvad lihtsamaks. Keha saab signaali, et on turvaline lõdvestuda. Ma kohtasin siin paar nädalat tagasi turu peal ühe noore tüdrukuga, kes ta ütles, et ta ütles seda, et ma saan aru, et mul on nagu nii täielikult pinges, ma ei oskagi enam lõdvestuda, et nagu ta oli nii. See oli, ta ütles, et ta kogu aeg nutab ja kogu aeg on endast sellised, ta ei saa aru, kuidas sellest nagu välja tulla. Ma hakkasin temaga rääkima ja siis ma kallisin teda ja ma ütlesin talle kõrva sisse. See on lubatud. Sul on luba lõdvestuda. Nagu ma ütlesin igasuguseid asju ja seda ka muus ja siis pärast ütlesin, et issand jumal, et kui ma nagu seda mõtlesin, et see on mul luba, siis ma tõesti nagu lubasin endale lõdvestuda, mis on tõesti nagu, see ei ole selline asi, mida iga inimene teeb. Et nagu me ei luba endal lõdvestuda, nagu panna tähele ise ka, kas sa nagu, kui me hoiame ennast stressis, hoiame ennast pinges, hoiame ennast selles olekus, siis me ei luba ju endal lõdvestuda. Nii, et keha saab signaali, et on turvaline lõdvestuda, sest meie jaoks on turvalisus on oluline meie aju jaoks ja tekib rohkem ruumi hingata, nii sees kui väljas. Täna ei ole vaja midagi saavutada. Piisab kohalolust. Kui me võtame regulaarselt aega mediteerimiseks, siis elu ei muutu täiuslikuks, aga see muutub selgemaks ja kergemini kantavaks. See oli nüüd see AI sõnastus. Et nagu jah, esialgu võib siis öelda, et kergemini kantavaks, aga lõpuks võib ka öelda nii, et meil ei ole enam. Nagu me ei pea isegi kandma midagi endaga kaasas, et me võime tegelikult nagu kergemalt võtta elu. Mis muutub paremaks? Mis paraneb? Uni ja taastumine. Keskendumine ja otsustusvõime. Stressitaluvus ja emotsionaalne stabiilsus. Suhe oma kehaga. Me kuuleme varem, kui on liiga palju. Kui tihti sa oled nagu ise tähele pannud, et sa nagu töötad ennast üle. Nüüd mina enam ei tööta üle. Ma kuulan enne ja ma võtan aja maha. Ma ei luba endale enam minna sinna üle piiri haigeks. No vahel ikka vaata juhtub, eks ole. Aga see muutub pärast paremaks. Suhted teistega. Sest me ei reageeri enam automaatselt või ütleme nii, et mitte nii palju. Me kindlasti ikkagi teeme seda veel mõnda aega. Ja piiride seadmine ja ei ütlemine ilma süütundeta. Ma olen teinud selle piiride video ka. Et kui oluline on see, et meil on oma piirid, me kehtestame oma piirid ja me ütleme ei ilma süütundeta. Sisemine rahu ka siis, kui väliselt on palju toimumas. Me ei tee enam kõike hirmust, sunnist või harjumusest, me hakkame valima teadlikumalt. Ja kõige olulisem, me ei kaota ära ise ennast selle elu sees. Vot nii. Nii ma ütlen, Anne küsitud number 15. Ja kui sa pärast vaatad, võid alati ka küsida. Mille eest oled tänulik just praegu? See tänulikkuse teema ikka on alati hea, kui seda jälle meelde tuletada. Ma eile, kui me tulime turu pealt tagasi, jõuluturul käisime müümas Heliotsaalis, sellepärast ma ei jaksanud täna midagi ette valmistada, midagi suurt. Otsustasin, et teeme hoopiski pika meditatsiooni jälle, sest jah, meil oli jõuluturg.
ja mina tavaliselt magan kell 8 juba, aga nüüd on olnud pikad ja pingelised päevad, nagu see ettevalmistumine. Ja siis jah, eile tagasi tulles siis mina autos siis hakkasin küsima, et mis on vajalik ja siis mul nagu tuligi see tänutunne, et nagu aitäh, siis ma hakkasin laulma. Erinevate viisidega, mis pähe tuleb, näiteks praegu on see aitäh. Nagu oluline on muidugi tunda iga selle aitäh juures seda tänulikkust. Ja siis ma tegin, nagu ma tänan, ma olen tänulik, aitäh. Et nagu vau, on ju, ja tänutunne on ju üks ilusamaid manifesteerimisviise ka meie elus. Ma tahtsin veel näidata ka seda, mida ma eile siis turu peal müüsin. Läksin mikrofonile pihta kogemata. Et ma tegin, mul on nagu jõuludeks eraldi siuksed kingitused nii-öelda või siuksed mida siis ise tarbida ja teistele kinkida. Christmas shot, jõulushot. See on selline väike pudel, 160 milliliitrit, aga see on tugev. Nii et siin sees, see on siis seda ma mõtlesin koos AI-ga välja. Ja tegelikult ma sain ju inspiratsiooni Monika joogist, aga kui ma seda versiooni proovisin, mis AI mulle andis, et nagu siis mulle ei meeldinud need maitsed, siis ma mõtlesin, ma teen hoopis sellise. Nii et mis ma teen? Kõigepealt ma keedan valmis tee kollajuurega, kurkum, ingver, panen sinna juba õunu ka ja siis panen neid vürtse, kaneel, kardemon, nelk, mustpipar ja cayennepipar, et teeme ta shotiks. Ja siis, kui nagu tee on valmis, siis ma kurran tee ära ja siis ma blenderdan nad kõik uuesti läbi põldmarjadega ja värskete õuntega. Ja siis uuesti kurnan läbi ja siis saangi selle joogi, et see on siuke terav, väga huvitav. Et nagu seda müüsin eile, ei saanud ühtegi maha müüdud. Selle müüsin ühe maha. Glögimix, ehk siis hõõgveini miks. Ma tegin koha peale ka hõõgveini ja seda ma ikka müüsin ja siis üks nendest, kes mu seda veini seal proovis, siis tema ostis selle pakikese ka, et saab kodus teha. Et siin on siis mul sees kaneel, kaneelikoor, mida ma siit saan kohalik, kes kasvatab seda puud. See on puukoor. Ja et siis seda kaneelikoort, siis on staaraniis, tähtaniis, kardemon, nelk, mustpipar, apelsinikoored ja ingver, mis ma ise kuivatasin dehydraatoris. Et siis siuke väike pakike ja siis oli see mesi. Kollajuurega infused, turmeric infused. Sind ka rõõm näha, Siri, aitäh numbri eest ka, kohe ütleme. Nii et siis selle müüsime ühe veel väiksema kui see. Ehk siis siin on siis mesi, mis ma nagu ostsin oma nendel, kunagi ma ammu tegin ka seda mett, siis need samadelt inimestelt ostsin seda mett. Nii et see on raw honey, toores mesi, kohalik, kollajuur, kõik on pulbrid siis, kollajuur, ingver, kollajuur on kurkum, võib-olla Eestis teatakse rohkem kurkumi nime all. Kurkum, ingver, kaneel, nelk, kardemon ja mustpipar. Ja muidugi igal pool on Fire Fairy Love ja siis siin on nagu tehtud Costa Ricas armastusega, et sellised ja neid ma saan ju veel müüa siin. Üks jõuluturg tuleb veel meil siin Dominikaalis ja jõulude ajal ma saan ka tavalistel turgudel neid müüa, ja neid asju saab peale turgu ka müüa. Et ma arvan, et on hea. Nii, vaatame, mis see number oli, 69, jah. 69, Sirje küsis, aitäh ja kõigile ja siis hakkan pihta ka. Nii. Oi, 69, no see peab olema inglise keeles siis mul anti 64 eesti keeles. Ja selle numbri andis mulle tegelikult Scott, sest 69 on ka selline trigger on siis päästik, see on nagu mingisugune emotsioon, nagu mingisugune asi, millele me tahame reageerida nagu automaatselt, mis on meie päästik nii-öelda, mis tänu nendele me tegelikult saame ennast tervendada, aga nad ei ole mugavad, eks ole. Ja 69, number 69 on ka üks sekspoos, mis tähendab, et see on ise päästik, see number.
nii et Scott ütles mulle, sul peab olema 69. Ja siis ma ütlesin, okei, aga siis, kui mul seda veel ei olnud, siis ma ütlesin, aga siis sina annad mulle selle numbri, sina ütled mulle, mis ma siia kirjutan. Ja siis tema tsiteeris oma, ta on siuke jooga, ta on nagu rahvusvaheliselt tuntud joogaõpetaja, kellel on nagu siuke hardcore jooga. Ja tema nagu Scott käis siis tema treeningul ja siis ta tsiteeriski teda. Anna Forrest on tema nimi. Forrest jooga on siuke asi olemas. Et Anna Forrest tihti ütles seda. Never waste a good trigger. Et ära kunagi lase head päästikut raisku. On ju? Ehk siis see tähendabki seda, et nagu saame teadlikuks oma päästikutest, oma triggeritest ja laseme nagu töötame läbi, läheme nagu läbi, et nagu teeme selle protsessi läbi, mitte lihtsalt ei lase sellele ära minna ja järgmine kord reageerime uuesti, eks ole. Nii, okei. Hakkame siis pihta, ma panen nüüd teistpidi. Näitama taaskord loodust, issand, seal on kolibri. Aitäh, kallik, et sa tulid. Ma jätangi sinna, äkki tuleb mõni veel pärast poole sinna. Ma loodan, et see siin ka võiks, et läheb, saate leiate omale mugava asendi kuskil, kus keegi teid ei sega. Hakkame hingama sisse ja välja sügavamalt ja pehmemalt. Iga kord välja hingates lõdvestume. Hingame välja kauem kui sisse. Ja lihtsalt teadlikult lõdvestame oma keha. Aitäh. Ja võime ka ette kujutada, et ajame oma energeetilised juured maa südamesse, armastuse keskusesse. Ja vaata, kuidas ema maa need juured vastu võtab suure armastusega. Tunneta seda armastust. Ja kuni sa jõuad tema armastuse südamesse, armastuse keskusesse ja siis lase sellele armastusele jõuda tagasi läbi oma juurte sinu südamesse. Tunne, kuidas su süda saab armastusest täidetud. Ja iga südametuksega valgub see armastus mööda sinu keha laiali. Jõuab järjest kaugemale ja kaugemale sinu kehas. Iga südametuksega järjest kaugemale, järjest sügavamale, järjest sügavamale. Kõik rakud saavad armastusest üle ujutatud. Meie füüsilises kehas tunneme seda, kuidas see siis on, kui armastus ujutab üle kogu meie füüsilise keha. Mis tunne see on, kuidas meie keha seda naudib. Lubame endal seda tunda. Samamoodi meie emotsionaalses kehas. Kuidas see siis on, kui me lubame armastusel kogu meie emotsionaalse keha üle ujutada. Mis tunne see on? Tunneta, kuidas sinu nagu emotsionaalne keha rahuneb, lõdvestub järjest rohkem selle armastuse sisse.
lubame endal seda tunda, lubame endal siin selles olemises kohal olla. Ja ka meie mentaalne keha saab armastusest üle ujutatud. Kogu meie mõttemaailm, see pidev sigin-sagin meie peas. Lihtsalt kujutame ette, kuidas armastus lihtsalt ujutab kogu selle mentaalse keha üle. Oleme sellega kohal. Oleme selles lõdvestunud olemises, tunneme seda armastust. Milline see armastus on, milline see energia on. Luba endal seda kogeda, luba endal sellega täielikult koos olla, kohal olla, luba endal seda nautida. Luba endal saada selleks energiaks. Kuidas on olla armastuse energia? Tunne, kuidas kõik sinu kehas, kogu sinu energia kehas taastub, terveneb. Lihtsalt sellepärast, et sa valid seda. Et sa valid selle momendi siin ja praegu. Lõdvestuda ja tunda seda armastust. Ja meie kehad on nii imelised, et nad suudavad terveneda, sest tervenemine on tegelikult taastumine. Taastumine meie ideaalsesse algulekusse. Ja nüüd sa võiksidki valida praegu ühe kehaosa, millega sa oled, mis on natukene, mis vajab taastumist, ütleme nii. Vali see kehaosa ja fokusseerume nüüd olla selle kehaosaga kontaktis, nagu oleme ruum selle kehaosa jaoks. Armastav ruum, armastav kohalolu. Ja lihtsalt hoiame seda kehaosa selles ruumis, enda südames. Võime ka kujutleda, et me oleme ümber, nagu kallistame seda kehaosa, embame teda, ümbritseme ta armastusega, mässime ta armastuse sisse. Lihtsalt armastus. Lihtsalt lubame endal olla armastus selle kehaosa jaoks endas. Anname talle ruumi taastuda.
kehaosa võib nüüd sellesse ruumi täielikult lõdvestuda. Ja see algatabki taastumisprotsessi. Anname talle teada, et me oleme tema jaoks olemas. Et me soovime, et ta tunneks ennast hästi. Et me soovime, et ta tunneks ennast turvaliselt siin selles ruumis ja meie kehas. Kallis ja mis kehaosa sa nüüd valisid? Aitäh, et sa oled mul olemas. Aitäh, et sa oled imeline, sul on imeline taastumisvõime. Aitäh, et sa oled nagu suutnud nii palju teha minu jaoks. Aitäh sulle. Ma olen siin sinu jaoks olemas. Nüüd ja alati. Ja kui ma olen su unustanud jälle, siis ma soovin olla teadlik sellest. Ma soovin saada meeldetuletusi, et olla taas kord sinu jaoks armastus, hoida ruumi, et sa saaksid turvaliselt lõdvestuda ja taastuda. Aitäh, 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 aitäh. Ma armastan sind. Ma väärtustan sind. Ma tean, kui palju sa oled teinud. Ma tean, kui palju sa oled suuteline. Mul on kahju, et ma olen sind tagant piitsutanud või olen teadmatusest sulle haiget teinud. Mul on kahju. Aitäh sulle, et sa ikka veel oled võimeline mind usaldama. Aitäh sulle, et sa soovid olla minu jaoks olemas. Isegi peale kõike seda, mida sa oled pidanud läbi elama tänu sellele, et ma ei ole olnud teadlik. Ma valin nüüd saada rohkem teadlikuks sinu heaolu jaoks. Aitäh sulle. Aitäh, 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 aitäh.
ja paneme lihtsalt tähele, kuidas see kehaosa nüüd tunneb, kuidas ta nüüd saab lõdvestuda, kuidas ta saab taastuda. Me tunneme selle ära. See on nagu kergendus talle. Ja kui sa veel ei tunne seda, siis sa lihtsalt oled natukene kauem temaga koos. Ja me võime ka kinnitada, ma olen siin sinu jaoks olemas. Ma tahan olla siin sinu jaoks olemas. Ma valin nüüd olla siin sinu jaoks olemas. Ma tahan, et sa tunneksid ennast turvaliselt. Ma tahan luua need tingimused sinu jaoks, et sa tunneksid ennast turvaliselt. Aitäh sulle. Aitäh, 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 aitäh. Ja kui soovid, võid hakata seda turvalisuse ruumi avardama. Nii et see kehaosa tunneb ennast turvaliselt ja hoituna. Ja omas tempos avardad sa seda ruumi, nii et ka teised kehaosad saavad seda tunda ja lõdvestuvad. Omas tempos. Lihtsalt hingame ja lõdvestume ja avardume. Ja võta oma aeg, kuni sa tunned, et kogu su keha on selles turvalise armastuse ruumis, sinu kohalolu ruumis. Sina hoiad seda ruumi oma keha jaoks. Kogu oma keha jaoks. Hingame, lõdvestume ja jätkame selle ruumi hoidmist. Tunne, kuidas kogu su keha on sulle tänulik, et sa seda teed. Et sa seda valid. Et nad nüüd saavad taastuda.
lubame endal olla see armastuse ruum, see kohalolu. Veel veidi aega. Veel mõned hingetõmbed. Hoiame seda ruumi iseenda jaoks. Ja laiendame seda nüüd ka taaskord oma emotsionaalse ja mentaalse keha jaoks. Meie oleme armastav kohalolu ruum kogu oma energiakeha jaoks. Nii füüsilise, emotsionaalse kui ka mentaalse. Meie imeline keha. Meie ökosüsteem. Kogu meie energiakeha. Aitäh sulle, aitäh teile kõigile selles süsteemis. Ma valin olla järjest rohkem ja rohkem teadlik. Mida on mul vaja mõista? Olla. Teha. Valida. Et sa saaksid tunda ennast turvaliselt ja taastuda. Oma ideaalsesse algolekusse. Ma valin saada järjest teadlikumaks kõigest, millest mul on vaja teadlikuks saada. Et olla oma keha jaoks armastav kohalolu. Ja avardume siit veel edasi. Avardame seda ruumi enda kehast kaugemale, enda kehast välja ja hõlmame kõik enda ümbruses. Omas tempos täpselt nii kiiresti või nii aeglaselt kui soovid. Kaasame kõik, mis on meie ümber, sellesse turvalisse armastuse ruumi, kes me oleme.
me lihtsalt valime avarduda selle ruumina. Aina kaugemale ja kaugemale. Aina sügavamale ja sügavamale. Igas suunas. Sest me saame seda teha. See on meie jaoks lihtne. Ja mida see nüüd loob? Võib-olla me ei suuda seda isegi ette kujutada. Aga las universum näitab meile. Las elu näitab meile, mida see loob. Kui me lihtsalt lubame endal olla armastuse room iseenda ja kõige jaoks ja kõigi jaoks enda ümber. Ja mis siis, kui me jääme selleks armastavaks kohaloluks nii kauaks, kui soovime.